et ühelt poolt siis see Neptuuni potentsiaal on nagu selline vaimne ideaal, eks, aga noh, sellise ideaali ei ole tihti, ei ole olemas, eks, et kui sa jääd mingisse ideaali kinni, siis sellest võib hästi kiiresti illusioon saada. Noh, siis kalduvus illusioonidele, pettusele, enesepettusele, põgenemisele, joovastumisele. Kreeka jumalide siis vaste on see Poseidon, see on merejumal. Neptuun on siis ka hästi palju seotud siis just merega või veega oma olemuselt, jõgede ja järvedega. Kui ta avastati, siis ta oligi, noh, ta on sinist värvi, eks, ja siis seal algus arvati, et ehk on ta veeplaneet. Tegelikult ei ole, aga siis astronoomid andsid talle siis sellise merejumala nime. Aga siis astroloogid avastasid ka, et ta on väga palju siis seotud just veega ja sellise ühendamisega, lahustamisega. Ta on selline piirideta nagu vesi. Aga mis siis tähendab, kui need kaks kohtuvad? Et kui need kaks arhetüüpi kohtuvad, aktiveerub pingeväli enese kehtestamise, see on siis Marss, ja hajumise. Nii siis jõu ja alistumise. No siis me näeme nüüd korda mööda seda Marssi ja Neptuuni siin. Jõu ja alistumise, tahte ja kujutlusvõime vahel. Et need kaks satuvad siis sellisesse tähendusrikkasse suhtesse, nad hakkavad siis üksteist niiviisi, no on taevas kõrvuti koos ja siis nii-öelda see, nende see olemus tuleb niiviisi nagu koos meieni. Ja siis me